Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 27. juuli on käes, Digitunni saade alustab täna stuudios Henrik Roonemaa, Hans Lõugas ja külas meil Glen Pilvre ning me räägime sellistest teemadest. Uus põnev telefon on kohe ilmumas, OnePlus Nord, mis toob telefonide harjumuspärase 1000 eurose hinna alla 400 ja me vaatame, kas see on mõistlik või ei ole mõistlik. Siseministeerium soovib Eestis sõnumirakendustesse tagaust ja see on tekitanud palju arutelusid, nii et sel teemal räägime ka. Glenil on kaasas terve lauatäis mänguasju, uus droon, millest ta on väga suures vaimustuses ja 360 kraadi modulaarne kaamera ja lisaks me räägime veel sellest, et kas 10 aasta tagune suur digipeegelkaamerate vaimustus võiks tulla tagasi, ehk et kuidas on digipeegelkaamera võrrelduna tänaste mobiilikaameratega. Me oleme seda proovinud ja toome muljed teieni. Digitund. Alustame siis saatega. OnePlus Nord, küll on huvitav nimi telefonil. Kas pole Nord? No ikka põhjamaalasi võib-olla peibutada kuidagi. Kõlab seda eksklusiivselt. Kõlab eksklusiivselt, jah. Ja ma ei tea, palju sinu telefon maksab, millega sa räägid praegu? 1400 äkki. Ma ei tea täpselt. No mina olen tõelise säästuka peal sellega võrreldes, ma olen seal kuskil 500-600 vahel vist või midagi sellist. Ja me oleme siin saates ju virisenud ka, et telefonide hind on ikka täitsa käest ära. Ja ilmselgelt, kui ma ei testiks telefoni, siis ma vist ilmselt ei ostaks omale 1500 eurost telefoni, jah. Vot, ja ka OnePlus on nüüd siis toonud välja uue niinimetatud keskklassi telefoni, see on see Nord ja hind Eestis 128 gigabaiti versiooni. Ma juba mõtlesin 128. 399. 399, jah. Ja see on nii-öelda see, ütleme, uue telefoni turule tuleku hind, et nagu me Androidi maailmas teame, ütleme, mingit megadrastilist langust ma ei julge sellele prognoosida, et 6 kuu pärast on see 200. Aga võib-olla tuleb sealt, ütleme, 350 peale või see on küll reaalne. Igatahes 399, selle eest saad suure ligi 6,5 tollise AMOLED, 90 hertsise muide. Ja, AMOLED ekraaniga telefoni. Libiseb hästi. Libiseb paremini. Täitsa korraliku suure akuga, üle 4000 mAh ja 5G valmidusega, 6 kaameraga. Millest küll 2 on ees. Aga mul on taga ikkagi 4. Taga on 4 ja ainuke asi, tundus, mis puudu on kõrvaklapipesa. See ei pane tänapäeval kedagi imestama vist. Ja siis muidugi on ka puudu see ametlik nagu ilmastiku asi, veekindlus. Väidavad nad küll, et keegi oli kuskile topsi selle pannud mingiks ajaks ja ta oli jäänud terveks, kus oli vesi. Aga seda siis tootja ei luba. Minu Samsung kukkus muide järve nädal aega tagasi. Kas seda said kätte? Jaa, ta kukkus madalale. Ma seal panin ujumisriided selga ja kukkus pükste taskust plumpsti ja ma tegelikult ei tea, kas ta on ametlikult veekindel või ei ole, aga töötab. Nii et Eesti oludes, Nordi oludes läheb vaja. Ja muidugi ei ole ka juhtmevaba laadimist, üks selline asi, mis kallimatel kipub olema. Ja veel, mis siis on puudu, mis näiteks mulle on oluline, on see, et tal on ainult monokõlar. Muide, jah, see, mis seal salata ka minu 1500 või 400, mis iganes eurosel telefonil on ainult monokõlar. Tõsi või? Ja, et see on tegelikult Huawei tänaste tippmudelite üks probleeme, et ekraan on nii suureks läinud ja kuna nad on paigutanud selle nii-öelda valjuääldi kõlari ekraani sisse, et ekraani pind on see, mis teeb äält, ja siis nad on jätnud nagu tegelikult allserva ainult ühe kõlari, nagu siis oli. Nagu vanasti oli, see laadimispesa kõrval on mõned augud ja seal on kõlar. Ta on hea heliga kõlar, aga ta on üks jah, et kui sa vaatad nii-öelda filmi, keerad telefoni omal siis, kuidas ma vaatan oma Samsungit praegu, minu S10e on stereo, see nipp, vaata, mis tehakse, on see, et kui sa paned telefoni kõrva vastu, et siis see ülemine nii-öelda kuular on ka kõlar, muutub kõlariks. Ja oli ka tegelikult nendel eelmistel siin vanematel Huaweidel, meid 20 oli ka veel ikkagi korralikult kõlarid mõlemas servas, aga just see, et see ekraani alla pandi, jah, selline lugu. Ja tegelikult ma arvan, reaalne selline võib-olla kõige suurem koht, kus nad Nordiga on seda säästu saavutanud, on protsessor, et siis seal on Snapdragon 765, ma arvan, mis ei ütle kellelegi midagi, aga mis on korralik. Tavaline selline keskmine.
Ja no kus on ka veel muidugi väike võib-olla sääst tulnud, et see kaamerate arv tundub, et vaba, et nüüd on kõik maailma kaamerad seal taga. Aga kui sa vaatad, mis seal tegelikult päriselt on, siis sinna kaamerate hulka on loetud siis 1 5 megapiksline sügavussensor või kaamera. Ja millega vist pilti ilmselt ei ole mõtet eriti teha. Ja siis millegipärast OnePlusile väga meeldib makrokaamera ja sinna on ta taaskord pannud 2 megapikslise makrokaamera, mis siis kui sa tahad sääske või kärbest lähedalt pildistada, siis sellega on äge, aga teisalt Nordi teema on jälle, vaata sääske parm. Võib-olla jah, aga teisalt saad sa ka tavalise lainurkaameraga enamasti teha väga häid makropilte. Ma hästi sellest valikust aru ja tegelikult siis jääbki üle ainult 2 kaamerat, millest siis üks on neil 8 megapiksline lainurk, millel ka megapiksleid teab, mis palju nüüd ei ole, kui sa tippmudelitega võrdled ja siis jääb üle see 48 megapiksline põhikaamera, et seal ei ole siis nii-öelda seda optilist zoomi. Telefotot ei ole või optilist zoomi. Mis on siis kallima otsa telefonidel või tihti ikkagi juba nüüd on, et põhimõtteliselt ikkagi me räägime nagu sellisest 2 põhikaamerast, mis tavaline ja lainurk. Tavaline lainurk ja sääsekaamer ja siis see sügavus, et need on siis 4. Aga esipaneelil on 2, ma ei tea, kas see on ka mingi trend või? Iseenesest on kihvt, mulle need lainurgad muide väga meeldivad, sest meil teine telefon, mida ma kasutan, on see uus iPhone SE. Ja väga hea telefon igatpidi, aga tal on 1 kaamera ja minu Samsungil on lainurk ja nüüd eriti suvel lastega ja puhkusel olles ja selliseid turistikaid tehes. Ma kogu aeg avastan, et ma tegelikult kasutan seda lainurka päris palju. Jah, seal on ka ees siis see laiem lainurk on 105 kraadi vaatenurgaga, mis on ikka tõesti väga-väga lai, et see on juba peaaegu üks seikluskaamera lai juba peaaegu, jah. Et on ka pandud ju ette tegelikult seda sügavuskaamerat nii mõnelgi telefonil, mis ka nagu siis oskab teha väga hästi tausta udusust, et see on nagu teine trend võib-olla, et kui sa tahad teha endast ilusaid Instagrami portreesid. Uduse taustaga. Et siis võib-olla sa valid mõne muu telefoni, jah. Aga just sellest lainurgast, et mul on hea meel, et see lainurk on, et mina seda telefoni puhul, ma ei tea, ma seda telefotot ei oska kuidagi taga igatseda. Vat ei tea, mina nüüd siin seoses oma peegelkaamerat ja telefoni testiga olen kuidagi vaadanud, et see on ikka väga-väga äge. Kui see telefon ikkagi teeb pildi nii, et sa saad tõesti pildistada sääske kaugelt, sa ei pea minema lähedale ja ta jääb peale suurelt, see on äge ja ka suuremaid loomi või ka isegi linde või keda iganes, inimesi lausa. Et tegelikult on ka, kuidas öelda, kui mingisugune toimub sul mingi üritus või sündmus ja sa tahad teha pilte mitte lihtsalt millimeetri suurustest inimestest laua ääres, vaid tahad võib-olla kedagi nagu personaalsemalt saada kaasa. Sellise ilusa suure portree ja, näiteks. Ilma, et sa talle lähedale ronid. Väga kihvt on, kui telefoniga õnnestub seda teha sul mõne meetri kauguselt tegelikult. No olgu. Aga ei muidugi hinnast ikkagi peab juba korra rääkima, et see on oluline pool, et kui telefon maksab ikkagi alla 400 euro ja on tegelikult selliste näitajatega, siis tekib võib-olla pikemas perspektiivis küsimus, et miks ma ikkagi peaks ühe monokõlariga telefoni eest üldse maksma 1400, kui ma saan ka monokõlari 3 korda odavamalt. Ja no või ütleme, ma arvan, et sulle ka tõesti tekib küsimus, et miks ma üldse peaks telefoni kui sellise eest maksma 900 kas või kas või 800, eks. Et oleneb nüüd, kui ei ole ise kasutanud, ta jõuab nüüd Eestisse tegelikult päris kähku, augusti alguses peaks juba olema müügis. Et ma arvan, põhiline küsimus tegelikult on see, et kuidas see protsessor käitub tänapäeva kas või veebilehtedega näiteks või mingite asjadega. Kui ruttu ta võib-olla hakkama saab, samas ma nagu isegi selle koha pealt võib-olla see on kindlasti üks asi, teine pool on võib-olla see, et see kaamera pool ikkagi inimesi huvitab, et kas ta teeb siis nüüd päriselt ruttu ja häid pilte. Et teooria on teooria, aga kuidas see just praktikas on, et ma siin seoses oma telefoni võrdlusega ikkagi olen aru saanud, et sellest, kui sa loed, et 48 megapikslit on sensoril, see ei anna sulle mitte mingit infot. Kõikidel telefonidel oli seal 48 megapikslit, aga pildid olid aga erinevad. Ja OnePlus vist ei ole eriline kaamera sinna Heeros kunagi olnud. Tuleb tunnistada, et ei ole et isegi kallimas otsas ikkagi täna konkurendid sõidavad temast ikkagi veel üle. No muidugi kõik ootavad ju seda Google'i uut Pixel 4a-d, mis mõnes mõttes peaks olema teine telefon, ma arvan, mida selles hinnaklassis kaaluda, et siin on ilmselt väga-väga hea kaameraga. Ka muidugi on ka hiinlane nimega Xiaomi või kuidas seda hääldatakse. Xiaomi, kes ju on ka ikkagi väga hea kvaliteedi ja hinnasuhtega nagu asju teinud, et see Xiaomi üks siuke pool keskklassi mudel, mida ma ka lähemalt vaatasin, oli siis Xiaomi Mi, mulle need nimed segame. Mi Note 10 Pro, mis maksab 550 eurot ja on täiesti võrreldav oma kaamera komplektilt nagu 2 korda kallimate telefonidega. Ja Xiaomi'l on mingi light versioon ka, mis peaks isegi, kui ma ei eksi, olema odavam kui see sama Nord.
ja samalaadse nagu protsessori võimekusega. No olgu, möösõnaga Nord on varsti Eestis, Pixel 4a, jumal teab, kus on, pole isegi välja kuulutatud ja see on niikuinii selline imelike inimeste nišitelefon, kui ta ka tuleb. Et ma arvan, et kui see protsessor veab välja ja kui need pildid nüüd väga kohutavad ei ole, siis võib sellest saada väga asjalik telefon. Ja pigem just pluss siis OnePlusil on see, et võib-olla ka siis need kallid konkurendid vaatavad oma hinnad üle kriitilise pilguga. Me teeme siia pausi ja siis läheme edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja Hans Lõugas võtab nüüd jutu järje üle päevakajalisel teemal, mis eelmisel nädalal Eesti suvistes tehnoloogia uudistes põhjustas omajagu vastukaja. Nimelt oli Eesti Rahvusringhääling see, kes tõi meile teate Siseministeeriumi eelnõust, mille suurem eesmärk peaks olema see, et Eesti õiguskaitse saaks siis endale ligipääsu krüpteeritud sidele, võiks nii öelda, mis tänapäeval on väga levinud igas tavalise inimese telefonis, mitte väga piiratud struktuuride päralt olev tehnoloogia. Ja räägime korraks, mida see tähendab ja mul on õnnestunud saada keset suve Digitundi stuudiosse Kadri Kaska NATO küberkaitsekeskusest, kes on seal õigusosakonna juhataja. Tere, Kadri! Tere, Hans! Teeme hästi lühikese kokkuvõtte inimestele, kes on olnud puhkusel ja ei ole võib-olla uudiseid jälginud, mida tahab Siseministeerium oma eelnõuga saavutada. Eks see on see, et nendel oleks õigustatud eesmärgil, näiteks kriminaaluurimise raames, võimalik lugeda sõnumeid või vaadata võib-olla isegi kõnesid, sealt kuulata, mis ei käi läbi telefonivõrgu, vaid siis läbi äppide näiteks. On nii? Jah, nad tegid ettepaneku, et nad võiksid saada juurdepääsu krüpteeritud sõnumirakendustele, ehk siis samadel alustel, nagu neil on täna elektroonilise side seaduse alusel võimalus pääseda juurde kriminaalmenetluses telekomi ettevõtjate võrgule, et saada teavet abonendi või abonentide vahelist sideseansside kohta, et see sama õigus ja ka siis juurdepääs sellele kõne sisule, eks ole, et sama õigus laieneks ka krüpteeritud sõnumirakendustele. Väga hea tähelepanek kohe minu, sest et paljud võib-olla meid teadvustanud igapäevaselt, et Eestis on see seadustatud, igapäevaselt toimiv ja kindlasti väga palju aitab kurjategijat tabada, et meil on täiesti võimalik õiguskaitsel võtta välja kõik, kes internetis mida tegi, juhul kui ma kasutan seda nii-öelda tavaliselt, on, et ma olen ise internetiteenuse tellija ja minu sideseandisest jääb jälg maha. Et see on meil juba olemas süsteem. Nüüd see võimalus, et võtta välja need sõnumid või mingi info suhtlused omavahel kahe inimese vahel, kes kasutavad siis mõnda äppi. No, ütleme, mis sinu esimene selline mulje on, kui teostatav see eesmärk üldse on? No ühtpidi ma saan sellest õiguskaitseasutuste kimbatusest väga hästi aru. Neil on siiamaani see võimekus sellise tavaside puhul olnud ja see on erakordselt frustreeriv, et nende jaoks mingisugune infokanal jääb pimedaks, sest et kurjategijad liiguvad ära krüpteeritud sõnumirakendustesse, kus ole kahe punkti vahel saab turvaliselt infot vahetada nii, et keegi kolmas isik, kaasa arvatud platvormi pakkuja ei saa sellele ligi. Nüüd see ettepanek, et need tagauksed sinna luua või luua juurdepääs võimaluseks sõnumeid jälgida, sidet pealt kuulata, ei ole ju lihtsalt see, et seda saab luua eksklusiivselt ainult ühele asutusele või ainult ühele segmendile huvitatud inimestest, et see tähendab ikkagi seda, et teenusesse luuakse riigi sunnijõu toel teadlikult turvanõrkus, mis on jah esiotsa mõeldud õiguskaitseasutustele, aga mida elu on näidanud, et see ei jää, on vähe viise tagada, et see tõepoolest ka sinna pidama jääks. Jaa, sest ei ole ju nii, et ainult elementaarne esimene mõte on see, et nii-öelda halvad uurijad, häkkerid püüavad seda turvanõrkust ära kasutada ise, aga väga usutav on see, et võib-olla nii-öelda head uurijad, teadlased püüavad aru saada, kuidas see tagauks toimib, et leida ega see ei ole nõrgalt ehitatud tagauks. Ja tegelikult selle läbi saab infost sellest avalikuks ja meie siis nii-öelda seadusekuulekate inimeste side satub ka ohtu, et me ei saa ka turvaliselt kasutada seda teenust. Ja paljuski on ka see, et ju nende samade turvanõrkuste uurijad täiesti õiguspäraselt oleks sellisest lahendusest või sellisest uurimistööst ka huvitatud, sest see annab esiteks väga olulist tehnilist teavet neile, hindamaks selliste teenuste turvalisust, kus tagauksi ei ole seaduse jõul, või kus on lihtsalt mingi tehnoloogiline apsakas lahenduse viga.
seal on mingi koostoimeviga mingite teiste seadmetega, ehk siis see informatsioon selgelt pakub väga kindlasti huvi väga suurele kogukonnale ja üldiselt on kaasaja tehnoloogia taseme ja arvutusvõimekuse juures on üsna tõenäoline, et see hammustatakse suhteliselt kiiresti läbi. Mis tähendab, et ka tegelikult nende samade sõnumirakenduste loojatel või siis Eesti riigil peaks olema või on vajadus pidevalt tormata ees, et oma seda tagaukse tehnoloogiat järjest täiustada, enne kui keegi selle lahti hammustab, mismoodi see asi tegelikult töötab ja kuidas selle ligi saab. No aga käime korraks mõttes seda radapidi edasi, et meil on praegu juulikuu ja varsti on detsember käes või see eelnõu jääb kooskõlastusringilt välja ja võibki saada seaduseks. Noh, mis mõju selle laiemalt tuleks, kui Eestis võtaks sellise seaduse vastu usaldusele? Tavakodanike puhul on see ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo on ikka hoidnud silma peal sellistel autokraatlikel režiimidel ja sellel, kuidas toimivad need tsensuuri ja enesetsensuuri protsessid ühiskondades, kus riigi jälgimine on hästi tugev. Ja on selgelt see järeldus, et isegi kui ei ole kinnitatud fakti, et riik konkreetselt minu sidet pealt kuulab, siis inimeste valmidusele jagada omavahel informatsiooni, mida nad tajuvad sellise nagu mingil põhjusel, millest nad avalikult rääkida ei taha, see mõjub kahtlemata pärssivalt. Ja see ei tähenda ju ainult kurjategijate vahelist kommunikatsiooni, vaid see tähendab inimeste sõnavabadust, mõttevabadust, veendumusvabadust, selle realiseerimist. Ja teine, mis mind murelikuks teeb, on, et see ei ole ainult isikute privaatsuse küsimus, vaid see on see küsimus, mida me teeme oma ettevõtlusruumiga, kus me ju tegelikult oleme hästi palju panustanud ja püüdnud oma enda digitööstust mitte ainult riigisiseselt käima lükata, vaid seda ka väljapoole riiki müüa. Me oleme hiinlastele ise ju nina peale heitnud seda või peamine sisuline argument, mis on toodud Hiina tehnoloogiate keelustamiseks, on see, et neil on õigusruum sisuliselt kohustab ettevõtjaid nuhkima kodanike järele. Ja nüüd me flirtime ise selle samasuguse ideega. Et see, isegi kui me seda ei teosta, mida see tähendab meie enda argumendi usaldusväärsusele, selles kontekstis on minu jaoks täiesti eraldi küsimus. See tõesti kõlab, et me võtaks ühe suure aluskivi ära sellest vundamendist, mis meie sellise digiühiskonna all on, aga kui ka Siseministeeriumi asekantsler viitas, et tegelikult üsna realistlikult ütles, et võib-olla oleks see asi, kus on vaja üle-euroopalist lähenemist. No, kas on usutav, et tegelikult me jõuame Euroopas sellise laialdase üldise regulatsioonini, mis ütleb, et mis paneks, ütleme näiteks WhatsAppile või kas või väiksemale ettevõttele sellise signaali, et okei, see 1,3 miljoniga elanikuga Eesti võib ühtemoodi arvata, aga 500 miljoni elanikuga Euroopa, meil on sellised reeglid, kui tahate siia tulla, siis peate neid järgima. Kas see on usutav, et äkki me üle Euroopa kehtestatakse midagi sellist? See, et Eesti üksinda saab kusagil katla ühes servas keeta teistsugust suppi kui ülejäänud katlas, ei ole mingil viisil realistlik. Teistpidi on selle mõttega on erinevad Euroopa riigid flirtinud ja seda ka erinevates olukordades välja käinud. Sama Londoni terrorirünnaku järel tegid mõned ministrid seal emotsionaalseid avaldusi, et kogu krüptograafia tuleks ära keelata. Selleks, et terrorismiga võidelda. Ehk siis need tundub, ja see on nüüd pigem selline nagu vaatleja mulje, kui mingigi süvitsi minev analüüs sellesse, et tundub, et niipea kui see diskussioon jõuab selliste emotsionaalsete argumentide pinnalt tehnoloogilise teostatavuseni, nii kipuvad need ideed ära kukkuma, sest just neil samadel põhjustel, et see praktikas tegelikult ei too seda tulu, mida oodatakse, aga see kahju, mis kaasneb ühiskonnale laiemalt, on nii suur, et need huvid omavahelisel kaalumisel lihtsalt ei ole proportsioonis. No kas võiks siis kokkuvõttes öelda, et see jääb meie sellise ajastu üheks suureks küsimuseks, millel nagu lahendust ei tulegi, et ühest küljest mõistlik inimene ei ole kuidagi vastu sellele eesmärgile, mida õiguskaitse tahab saavutada, et rasked kuriteod on kolinud internetti ja me peame neid tõkestama, aga seda lahendust tagaukse moel, no, kas või selle eelmise nädala Eesti uudise järel mulle tundus vähemalt endal, et üleüldine kommentaaride foon oli väga üheselt hukkamõistav, et me ei saa seda teha. Kas see küsimus jääbki õhku meil, mis hakkab tulema siis mingi aja tagant kogu aeg tagasi? Täitsa võimalik.
nüüd on iseküsimus see, et kas siis, kui vaadata veel kord sinna samasse kohta, kas samast nii-öelda sellest tehnoloogia turvanõrkuste sisse või teadliku juurutamise tee on see, mis lõpuks selle lahenduse toob, ehk siis kui sinna samasse nagu välja pakutud ideesse mitu korda sisse vaadata, kas see hakkab parem tunduma või tuleb seda lahendust kusagilt mujalt otsida. Ja eks seda on mujalt otsitud ka muidugi. On ju samamoodi on küberkuritegevuse puhul laiemalt on selge, et tehnoloogia kaudu ainuüksi seda ära keelata või ära nagu piirata on keeruline, tehnoloogia on lihtsalt võimaldaja ja ta võimaldab nii positiivset kui negatiivset, on ju. Aga üldiselt ikkagi tavalisi inimlikke ühiskondlikke protsesse. Et tõenäoliselt tuleb vaadata ja tegelikult panna ka raha ja haridust ja võimekust teistesse viisidesse, et õiguskaitseasutuste võimekust parandada. Ja see tõenäoliselt on kallim, aga teistpidi jälle see nagu kahju, mis ühiskonnale selle läbi saamata jääb, on ka päris palju väärt, kui me oma digiühiskonda ikkagi suudame ehitada ja pidada niimoodi, et on turvaline, siis see tulu, mida ta meile toob, on tegelikult, sellel on samamoodi rahanumber küljes ja ka seal on see proportsioon selline, et tõenäoliselt kaalub ülesse. Ja nii on, suur tänu, Kadri Kaska. Saade läheb siit pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Nii, me läheme digitunniga edasi ja Glenil on kaasas terve lauatäis asju ja kui me siit esimesena valime, sa olid väga vaimustuses DJI droonist, aga samas sa oled kogu aeg droonidest vaimustuses. Tegelikult ma vahepeal olen nendest kuidagi eemale jäänud, et pean tunnistama, ma ei ole nüüd kuid, et mitte öelda juba, ma ei tea, peaaegu aasta ühtegi drooni lennutanud ja nüüd oli jälle põhjust. Et DJI eelmine selline droon, et DJI seeria koosneb täna, ütleme selline consumer või tarbijadroonid enamasti on need täna Mavicud ja Mavic on siis kokku volditavate käppadega droon ja DJI'l on siis täna seal 3 Mavicu suurusklassi, on siis Mavic Pro, mis on ka teine põlvkond, siis on kõige pisem droon Mavic Mini, mis on selline nii-öelda taskudroon, kaalub alla 250 grammi, tuli, kui ma ei eksi, eelmiselt sügisel vist välja ja nüüd siis uuendati seda keskmist, mille nimi on siis Mavic Air ja eelmine Mavic Air tuli juba aastal 2018 algus, nii et siin on nagu tõepoolest näha, kui laisalt on toimunud see mudeli uuendus. Aga ega neil vist konkurente ka ülemäära palju ei ole? Absoluutselt mitte, et eks ta näitabki ühelt poolt seda, et ei ole konkurenti ja võib-olla ka teiselt poolt seda, et see droonide selline, et ma pean iga kuu ostma uue drooni, et see aeg nagu on, see on nüüd rahunenud. Et inimesed, kes on oma lennutamised ära lennanud ja võib-olla enam ei taha ja nüüd on see jäänudki selliseks, tõesti võib-olla nagu tahtjate ja huviliste segmendiks ja tuleb tunnistada, et DJI on kogu aeg teinud häid droone, aga järjekordselt nüüd see Mavic Air 2 on veel parem. Aga mis kui sa sinna nende peale ja sisse vaatad, mis sa siis 2 aastaga oled nagu juurde saanud? No oled saanud juurde eelkõige lennuaega, lennukaugust ja lennutarkust. Palju lennuaeg on? Vanasti ma mäletan, kui droonid tulid, siis ta oli siin 10+ minutit. Nüüd nad teoorias lubavad sul lausa, kui sa stabiilse kiirusega tuulevaikuses lendad, siis on 34 minutit. Et kui sa hõljutad, on 33 minutit. Need on siis teoreetilised andmed. Aga reaalne on mingi paarkümmend või? Nii palju, kui ma siin meie praeguste tuultega, mis on ausalt päris märkimisväärsed, 25 minutit saad küll kätte. Et loomulikult see viimane serv on sul natuke selline, et sul peab võib-olla nagu närvikava peab olema stabiilne, et kui sa tahad seda viimast serva nagu võtta, aga põhimõtteliselt 20-25 minutiga võid arvestada lennukaugus, et eelmine Mavic Air kasutas Wi-Fi'l baseeruvat protokolli ja nüüd on siis siin tegelikult see suurematest Mavicutest pärit OcuSync nimeline DJI enda ühendusprotokoll, mis siis peaks olema kuni 6 kilomeetrit Euroopa regioonis. Oota, kas sa selle 20 minutiga saad sinna ja tagasi ka või? DJ ise ütleb, et 18 kilomeetrit on maksimaalne lennu kaugus, aga see tähendab siis nagu ajaliselt, nad on kuidagi arvutanud seda. Kui täiega paned, siis jõuad 18 kilomeetri kaugusele. Kas täiega, aga ilmselt seal on just see mingisugune magus koht. Aga tagasi enam siis ei saa järjest. Et jah, sa pead nagu arvestama, et põhimõtteliselt kui seda numbrit võib-olla siis mõõta, et siis 9 kilomeetrit ühele poole ja 9 teisele poole, aga igal juhul jah, 6 on juba niikuinii selline, ütleme nii, et seadustes ja isegi rääkimata heast toonist on see, et sa pead ikkagi oma drooni visuaalselt nägema. Küsime, et kui kaugelt sa siis oma drooni näed, et ilmselt 6 kilomeetri kauguselt väga selgelt enam ei paista.
et tegelikult eks annab samas kindlustunde lihtsalt, et ikkagi see side drooni ja puldi vahel on igas mõttes kindlam, see on läinud ka pildi edastused paremaks, et nüüd on siin Full HD pilt, jookseb, eks ole, parema kaadrisagedusega üle selle lingi, et see pool on läinud paremaks ja siis lennutarkust, et DJI on ka seda poolt ju juba viimastel aastatel kogu aeg turgutanud, et see droon ei lendaks asjadele inimestele otsa. Et isegi kui sina oled rumal. Just, et sellel droonil nüüd Mavic Airi seerial ei ole külje peal sensoreid, mis on siis sellel kallimal Mavicul, et ta tegelikult nii-öelda piltlikult näeb ise, et droon siis näeb ette ja taha ja alla, et ta ei näe külgede peale ja peale, mis tähendab seda, et kui sa kuskil puude okste all lendad või külge ees tahad mingid ägedad kaadrid, siis sa pead ise vaatama, et seal külge ees mingeid asju ei ole. Aga kui sa nüüd lendad otse edasi, siis ta on nüüd juba nii palju tark, et see on siis 3. süsteem sellest DJI maagilisest lühendist APAS, mingi Automated Pilot Assistant System, kui ma ei eksi, mis siis on võimeline selle asemel, et droon peatada, lendama edasi, valita siis soovitud trajektoori. Nii et kui ma tahan siin sellega mõrvata, et siis droon, mina hoian nii-öelda kangi põhjas, droon kihutab, aga selle asemel, et seisma jääda, ta vaatab, et näed, siit ma saan sobivasti läbi ja põikab sealt läbi ja siis jätkab oma teed sinu valitud suunas ja teeb seda loomulikult ka siis automaatrežiimis, eks ole, et see on nagu üks asi, mida on täiustatud, siis see sama jälgimissüsteem, et ta suudab nüüd ka tiirutada ümber liikuvate objektide, neid jälitada, aga neid siis kaotamata silmist ka siis, kui need korraks kaovad nagu drooni vaateväljast ära, et stiilis sa filmid mingid autod, kes sõidab, ma ei tea, mäe tagant läbi, siis vahepeal ta ju ei ole näha, aga droon teab, et ta sellise kiirusega peaks ilmama varsti välja ja juba oskab seda nagu arvestada, et kõik need tarkused on tegelikult siia nüüd lisandunud ja loomulikult väga hea video ja pildi kvaliteet endiselt, et siin on ka 48 megapiksline sensor, tõsi küll mitte väga suur, aga natuke on läinud suuremaks, poole tolline, 1,2, poole tolline ja teeb ka pimedas ikka täitsa ilusaid pilte selle suurusklassi kohta, nii ma ütlen, nagu kui sa tahad sellist pisikest drooni, mis oleks tark ja äge, on ta väga kihvt ja DJI on uuendanud ka pulti muide, et kes teavad Mavicu kasutajad, et see pult oli tavaliselt üks siuke, kuidas nüüd ilusti öelda, S-tähega nikats on ju, kus sa pidid siis selle telefoni kuidagi sinna alla panema, mingeid asju lahti keerama, antenne keerama, kaabel ja alati kuskile vahele ja sellega üks häda ja viletsus. Nüüd on nad selle puldi täielikult ringi disaininud, telefon käib siia ülesse ja siin on selline nagu klamber on ühtlasi antennid. Et uudselt hea mõte, et telefon läheb see vedruklambri vahele, juhe on siia paigutatud siia alla oma nii-öelda kohale, et sa ei pea kuskile seda juhet toppima, et väga-väga hea lahendus, et pult on mõnevõrra suurem, suure akuga, aku peab siin vastu lausa just kuni kuskil 4 tundi väidetavalt ja väga hea on seda käes hoida. Nii et kõik need uuendused, mis nad on teinud, ei olegi, ma ei teagi, tahaks midagi halvasti ka öelda. Mina võin öelda halvasti, selles mõttes, et ma olen tegelikult ikkagi, ma iga kord neid droone kätte võttes, see ei ole nüüd halvasti ütleme, see on hästi ütlemine, et ma imestan, kui väike ta saab olla. See on ka sellise, ütleme, 3,5 liitrise piimapaki suurune. No jah, see ei ole veel kõige väiksem. Ja see pole veel kõige väiksem, see väike on nüüd see 0,5 liitrise piimapaki suurune. Aga ikkagi, ja ta käib kokku nii mõnusalt, et paned endale, ütleme, päris taskusse ei mahu, aga igasse kotti, mis sul on, mahub kindlasti ära ja võtad kaasa või reisile või kuskil, et see on ju väga mõnus. Jah, et pigem täna on ka see pool muidugi oluline, mida ikkagi tuleb rõhutada, mida DJI on nüüd ka palju edasi arendanud, et kus sa võid lennata ja kus sa ei või lennata, et nüüd on ikkagi äpp, kus on siis kaart, mis ka Tallinna puhul teab, et siin on nüüd lennuväli, sinna ta ise lihtsalt keeldub minemast ja Tallinnas muidugi nüüd on üsna suur tsoon, kus on piltlikult tõmmatud ring ümber lennuraja, mis katab siin ka ära ikka suure osa meie kesklinnast, kaasa arvatud siin Kadrioru kant ja kus sa pead tegelikult autoriseerima ennast üle neti, sa ei saa muidu lennata. Varem seda ei olnud, varem oli DJI-l ainult see lennuraja piirkond oli siuke no-go, aga nüüd on ikkagi suur osa Tallinnast selline, mis vajab autoriseerimist ja nüüd ta arvestab ka sellisest kõrguspiirangutega, et kui sa oled seal kuskil Nõmme kandis, ta teab, et sealt läheb see lennukite maandumiskoridor läbi, ta ütleb sulle kohe, et üle 60 meetri siit ei tohi lennata ja ta ei tõusegi kõrgemale. See pigem see minu küsimus oli lihtsalt see, mida meil on nüüd pool minutit aega küll, aga et nagu sa ise ütlesid, et sa vahepeal ka ei tegelenud, eks ole, nendega üldse, et
ega teda ju ikkagi ei ole vaja, kui sul ei ole vaja. No ilmselgelt muidugi ta on ju selline hobi, eks ole, aga lihtsalt see... Aga kas lendamisest ise, ta on ikkagi sellise audio-video mõttes ju. Ta lendab ka väga ruttu, selles sportrežiimis lendab ta 70 km tunnis, mida on küll ja veel, et aga ka lihtsalt, kes tahab lihtsalt lennata, miks mitte ja ta on lihtsalt täna ju nii lihtne, et sa annad ta 5-6-aastasele lapsele ka juba pihku ja laps saab sellega õppida ja et kui sul nagu on raha, sul on huvi droonide, fotograafia ja ägedate vidinate vastu. Miks mitte, aga muidugi, et kuidas ma nüüd sulle siis vastan, et ta ei ole asi ilmselt, millega sa saaks iga päev käia kuskil poes ja tööl ja... Ei, mitte seda ka, aga ma mõtlen, et ka nagu hobina, et mis sa tõesti ikka nii väga lennutad, et punn tõuseb õhku, läheb minema ja siis sa seisad lolli näoga seal põllu peal ja sa vaatad ilusat pilti ja siis pärast vaatad, mis pilte sa tegid. Ikkagi see pilt on ju see, miks ta on olemas. Loomulikult, see on ikkagi sealt põhirõõm. Hind? Oi, ma ei teagi, nüüd vastuse võlgu, kuskil 800 euro kandis on vist see nagu baaskomplekt ja paned natuke juurde, siis saad selle tavalise Fly More'i, kus ta on siis mitu akut ja mingid pudi-padi veel. Nii et on tegelikult sama hinnaga, nagu tuli ka eelmine suures plaanis. Telefoni hinnaga. Nii ta on, jah, kui mõelda. Olgu, me teeme siia pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitundi ja räägime Glen Pilvrega veel, räägime sellest kaamerast ka kähku, et sa oled mul laua täis pudistanud siin mingisugust modulaarseid kaameraid, sellised ma ei tea, mis me ütleme 5x5 centimeetrit kuubikuid, mis sa väidad, et on kaamerad. No Hiina kuulus 360 kaamera valmistaja, kes tegelikult ongi kõige edukamalt selle segmendi inimesteni viinud, see on siis Insta 360. See on 360 kaamera? No 360 kaamera on vaateväli 360, kuidas ma seda ütlen, sfääriline, kõike nägev. Enda ümber. Terve nagu kera, ring. Jah. Nii et kui ma võtan selle kaamera kätte, suunan sinu poole, siis ta näeb mind ka. Jah. See konkreetne moodul, mis sinul on, näeb küll ainult mind, sest et sul on selles Leica ühetolline moodul. aga siin näed see, vaat nüüd keegi ei näe küll, aga see on siis selline, kus on objektiivid kahel pool. Ei saa taga, jah. Ei saa taga ja kuidas sa seda paremini sõnastad, ma ei oskagi selle sõna leida, et 360 kaamerateks neid kutsutakse ja selle kõige rohkem tegi selle nii-öelda otsa laiatarbija mõttes lahti just nimelt Insta 360 One X, mis sai edukaks tänu sellele just, et nad pakkusid väga head äppi, millega seda videot pärast töödelda ja millega kohe sellist nagu käigu pealt toota kihvti sisu. Et muidu GoPro on ka siin varasemalt juba ju proovinud teha neid kaameraid ja kuidagi teisedki tootjad, aga just Insta 360 sai nagu sellega hoo sisse, et videotega oli kasutajatel lihtne midagi teha. Ja see on nüüd selle kaamera siis teine versioon, et vahepeal küll tuleb siin ka meelutada, et tegelikult GoPro tegi päris ägeda kaamera nimega GoPro Max, mis on ka 360-kraadine kaamera, millest me isegi vist saates rääkisime natukene ja mis on siis nüüd ilmastikukindel ja nüüd samamoodi see Insta kaamera on samamoodi ilmastikukindel, isegi veekindel lausa kuni 5 meetrini, kui sa need kuubikud ja kõik kokku klõpsad, siis see on asi, mis vajab, ma juba näen, Henrik nikerdab mingit klappi kindlasti ei lähe. Laadimisauk oli, lõpuks läks. Just, et see teoorias ausalt ütles on see väga kihvt, sa saad selle kaamera panna siis kokku 3 eri versioonis, siin on siis aku, on eraldi plaadikene, on 360-kraadine moodul läätsedega, on siis tavaline 4K nagu sensoriga videomoodul, nagu ekstreemkaamera nii-öelda klass ja siis on see 360, ja siis on mitte 360, vaid siis on 1-tolline Leica optikaga moodul. Aga põhimõtteliselt ta on ikkagi nagu action kaamera, mis lihtsalt on modulaarne. Ta on nagu modulaarne, jah, et teda siis turundatakse nagu vahetatavate objektiividega. Action kaamera tegelikult sa ei vaheta küll otseda objektiivi, sa vahetad tervet moodulit, aga põhimõtteliselt jah, ta on nagu action kaamera, millel sa saad siis valida, kas on 360, kas on tolline või siis on tavaline, et poole vaatab ja siis on vahetatav ka akumoodul, et on siin olemas selline suurem aku,
mis käib siia alla, kui sa tahad, eks ole, et nendest 3 tükist siis moodustub see üks kaamera. Ja ma isegi saan aru, et see mõte on ju täitsa olemas, eks ole, kui sa oled action kaamerate kasutaja. Aga eelkõige ikkagi kõiki inimesi huvitab see kaamera algselt tänu sellele, et ta on ikkagi 360-kraadine kaamera, et Insta 360. Aga mis pildi, kus ma vaatan seda pilti peale selle, et tal on oma spetsiaalne programm kindlasti selleks? See spetsiaalne programm võimaldab sulle teha tegelikult selliseid videoid, et sa ei pea lihtsalt salvestamise ajal mõtlema kadreerimise peale. Kui sa lähed randa ja siis tahad, et kõik jääks peale, vanaemad ja lapselapsed, siis sa tõstad selle kaamera lihtsalt püsti ja pärast vaatad, et kas parajasti oli vanaema kukkus kõhuli või lapsed olid vees, et mida sa tahad näidata ja siis seda näitadki. Ja muidugi ka tehisintellekt möllab seal äpis nüüd korralikult, et on võimeline nägude abil ja saama aru, kes on sinu jaoks olulised inimesed ja isegi panema nendest siis kokku mingi klipi, mis koos muusika ja kõigega ongi kohe nagu selline nagu valmis produkt ja sa ei pea üldse vaeva nägema, et seda on hästi äge teha ja teine variant muidugi, kui sul on see 360-kraadine prillikomplekt juhtumisi, eks ole, siis sa võid alati neid videoid ka tarbida nii, nagu sa olekski seal, aga seda ilmselt teevad vähesemad inimesed. Peamine kasutusvaldkond on just see äpis nagu kiirelt panna kokku, et see pool, mis ju tavalist ekstreemkaamerat alati nagu kimbutab, on see, et sa pead nagu mõtlema, mida sa filmid, et kui sa kuskil kihutad jalgratta või mingi muu asjaga. Tahad ennast näidata ja tahad mäge näidata. Kõike näidata, siis sa võtad 360 kaamera ja näitadki kõike. Ja Insta on siis astunud nüüd sammu just nagu sinna suunas, et ühitada nagu see ekstreemkaamera või selline seikluskaamera ja veekindlus siis sellise 360-ga, aga siin plusside kõrval päriselt on ka üksjagu ikka miinused, just et see komplekti kokkupanek on natuke nikerdamine, siin on raam ümber, GoPro teatavasti loobus raamist oma viimases nagu iteratsioonis. Et siin on täpselt selline GoPro raam, mis siis kinnitub GoPro kinnituste külge, et see kuidagi nagu natukene austas päriselt, mul hakkas nagu tekitama kõhklusi, et kas ma nagu võib-olla ma ei tahagi neid tükke niimoodi kokku lappida, mulle isegi mõnes mõttes meeldiks võib-olla üks konkreetne tükk, kus ei ole seda raami aga tõsi, siin on ka võimalik osta suurem aku, mille all on siis GoPro kinnitus ja siis ei ole raami vaja, nii et siin nagu, kuidas ma ütlen, siin on palju plusse ja palju miinuseid, aga ta on kahtlemata ägedam ja parem kaamera, kui oli senine Insta360X ja kui sa vaatad, et see komplekti hind on seal ikka 500 juures, kus on siis sul sees üks 360 moodul ja üks tavaline 4K moodul, et on selle rahast äge, kes tahab 360-kraadist kaamerat, on ta igal juhul nagu tõsine vastus siis täna GoPro Maxile, mis on siis ühes tükis. Okei, meil on nüüd paar minutit saate lõpuni, me lubasime, et me räägime sellest, et sa võtsid digipeegli ja tänapäevased telefonid ja see on ka nii pikk jutt, aga aga ütle lühidalt ära, kas peegel on parem kui ma ei tea, suvaline telefonikaamera? Kahjuks ei ole. See on, mul on see ammu nii tundunud ja nüüd ma siis sain ka teaduslikult kinnitust, et see ei ole nii. Et telefon teeb paremat pilti kui peegel või? Telefon teeb reeglina 80% ajast teeb telefon parema pildi lihtsalt tänu sellele, et ta teeb sellise pildi, mida võib-olla peegliga sa saad ilusamaks, kui sa lähed möllad järeltöötluses. Ehk telefon on kuidagi tänapäeval võimeline nii palju seda tehisintellektiga, seda pildi koloriiti ja feelingut parandama, et lihtsalt fotograaf saab ilmselt parema tulemuse, aga ta teab, näeb vaeva, iga pildiga. Ta näeb vaeva ja eriti suur on see kontrast pimedas või hämaras. Et see oli nagu minu jaoks ikkagi siuke päris kummaline hetk aru saada, et kui olid ju ajad, kui me rääkisime, et ära hämaras nagu telefoniga välja mine, et see on üks pläsa, mis sealt tuleb, sa ei saa pilti, siis nüüd on nagu vastupidi. Nüüd on niimoodi, et kui sa teed pimedast telefoniga pildi, siis pigem sa tahaks nagu võib-olla tulesid piltlikult rohkem ära kustutada, et pilt on liiga valge, et telefonid teevad täna öö nagu liiga nagu värviliseks, liiga ilusaks juba, et see kvaliteet, mis pimedast tuleb telefonidest, see on täiesti uskumatu ja kui sa võtad siis fotoaparaadi, isegi mitte digipeegli või ütleme siin hübriidkaamera või mõne fotoka, siis see fotoaparaadi pilt on võib-olla autentne, aga ta ei saa seda dünaamikat, ta on ikkagi kole, ta on võrdlusena kole, et sa võid teha seal RAW formaadis ja siis jälle pärast möllata ja kleepida mingid HDR-e kokku. Ja sa saad selle tulemuse. Siis sa saad ütlema, et ega sa ikkagi selle suurema sensori ja korraliku optika vastu telefoniga ju ei saa. Seda küll, aga see suurem sensor kuidagi tekitab natuke küsimärke, et kuidas seda kasutatakse, et täna ongi küsimus selles, et ilmselt telefon teeb oma väiksema sensoriga seal piltlikult öeldes 1 miljon pilti. Tehisintellekt lammutab need kõik piksliteks lahti, interpoleerib sealt müra ära ja kõik paneb selle lopsti kokku tagasi. Digipeegel on niisugune vana koolimees piltlikult, sõidab oma suure traktoriga kohale, teeb selle ühe klõpsu ära ja siis vaatab pärast, kuidas oli, et loomulikult nagu nii-öelda üks ühele on need pikslid ilusamad.
aga noh, ideaalne tulemus oleks ilmselt see, kui see sama suur sensor kombineerida nüüd selle tarkusega. Ma just mõtlen, et näiteks no, et ükskõik milline telefonifirma võiks tegelikult teha mingi veebiliidese, lükka oma tavalised pildid üles. Et ma olen seda juba pikemat aega mõelnud, et sinna kanti muidugi ka on näha, et täna siin tuntud tootjad Canon ja Nikon ja teisedki, Sony loomulikult lähevadki, et ka fotoaparaatidesse hakkab tulema nüüd rohkem sellist stseenituvastust ja sellist nii-öelda. Seda on seal ikka mitukümmend aastat olnud, aga see on selline nigel. Aga see on selline nigel, et telefonides on see täna lihtsalt niivõrd hea, et ja just ka see, kuidas ma ütlen, selline HDR-i pool, et mida fotoaparaadid, noh, ulatus just. Kui sa teed mingi pildi, kus sinu taga on päike ja tahan, et sinu nägu oleks hele. Telefon päästab ära selle. Telefon päästab selle väga ilusti ära ja inimesed on ilusad heledate nägudega, fotoaparaadi puhul kipub see asi olema vastupidi. Nii et loomulikult, kui sa oled proff ja sa tead, et miks on fotoaparaadil palju nuppe, siis sinu jaoks on parem ikkagi fotoaparaat. Aga kui sa ei tea, miks fotoaparaadil on palju nuppe, siis ostad mobiili ja siis on telefoniga teed väga ilusaid pilte. Noh, näed, pikk teema lühidalt. Tuli välja, jah. Aga aitäh sulle, Glen, aitäh kõigile kuulajatele ja me kohtume jälle Digitunnis nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja Digitunni toob sinuni Elisa.